Tere õhtust! Ilm on natuke külmaks läinud, aga ma mõtlesin, et ma tulen siia Luteri kiriku juurde, Jaani kiriku juurde, et rääkida millestki, mis tegelikult suhestub luterlusega. Nimelt täna hommikul ma nägin internetis videot, kus üks noormees sõitis Air Balticu lennukiga ja siis hindas seda teenust. Ja kui mina olen ka päris kõvasti Air Balticuga reisinud, nii turisti kui ka äriklassis, siis ma mõtlesin, ma teen ka väikese Air Balticu video, kus ma räägin sellest teenusest ja kohe, kui seda videot edasi vaatate, siis saate teada, miks ma selleks Luteri kiriku juurde tulin. Minu kokkupuude Air Balticuga algas siis, kui ma otsustasin, et ma soovin tähistada oma 50. sünnipäeva ja kasutada sellist lennufirmat nagu Cathay Pacific ja kasutada selle lennufirmat äriklassis. Ma olin aastakümneid unistanud kaugsõidust äriklassis, aga kuigi mul olid selleks ka mingil hetkel elus on olnud võimalused seda teha, kunagi seda ei teinud. Ja ma arvan, et põhjus oli just see luterlik kultuur, mis peab sellist asja selliseks, kui just surmapatuks, aga millekski, mida inimesed kindlasti ei tee. Ja see piinlikkuse tunne või selline häbitunne ei lubanud ma aastakümneid seda teha, kuigi ma sellest väga unistasin. Aga kuna meil oli selline see koroona apartheid ja selline hullus ja siis ma ma ei tea, ma ei hoolnud enam, mida inimesed arvavad. Ja muidugi ma broneerisin selle pileti väga kaua aega ette, et mitte maksta väga hingehinda. Ja oli selline pilet, mida ei saa tagasi müüa, aga vahetada ka ei saa. Sai seal vahetada, aga seal olid väga ranged trahvid ja siis tegeliku selle hinna vahe tuli juurde maksa, et põhimõtteliselt tegelikult vahetada ka ei saanud. Ja ma tahtsin minna tegelikult ainult Amsterdamist ja siis mingisuguse lihtsa lennuga a la Ryanair Amsterdami ja piisab. Aga juhtus selline asi, et kõige odavam pilet Amsterdamist oli umbes 200 eurot tol hetkel kallim, kui kõige odavam pilet Tallinnast läbi Amsterdami. Ja Tallinn-Amsterdam osad olid siis ka Air Balticuga. Ja mulle tegi siis dilemma, et kas ma sõidan Air Balticuga äriklassis või maksan räigelt raha juurde mingile muule lennufirmale. Ja see ei olnud mõistlik ja siis ma ütlesin, et ma olin üpriski sarkastilises meeleolus, aga ütlesin, et ma maksan siis, või tähendab, et ma maksan selle odavama raha ja siis kannatan kuidagi selle äriklassi lolluse välja. Aga mis juhtus seal Air Balticu äriklassis seal Amsterdami lendud oli see, et seal oli ääretult meeldiv olla. Ja teenus oli väga hea, toidud olid äärmiselt head, kuidagi väga meeldiv oli seal. Ja võib-olla sellest jäi mulle natuke hammas verele. Siis ma olin varemalt alati öelnud, et Euroopa äriklass, kuna ma olin seal 90-ndatel firma oli mind paar korda sinna pannud, see väga enne ei vaimustunud, aga Air Balticis tõepoolest äriklassis suurepärase mulje. Ja siis hiljem mul oli mingisugune eripakkumist, ma ostsin piletid Milanosse ja läbi Riia ja siis otselennud olid ka Barcelonasse. Ja hakkasin mõtlema, et tahaks uuesti äriklassi minna, aga loomulikult see on väga kallis ja tundus kuidagi mõttetu. Aga siis ma avastasin, et on olemas selline firma nagu Plusgrade, mis on põhimõtteliselt kasiino, kus saab teha panuseid ja kui need panused aktsepteeritakse, siis on võimalik saada äriklassi palju odavamalt kui äriklassi piletiga. Ja see on ka põhjus, miks ma hakkasin mõtlema luterlusele. Kuna luterlikus maailmas sellised panused väga teha ei taheta, ei peeta sobivaks, ei peeta passlikuks, siis ma mõtlesin, et ma teen ka odavamad panused, kõige väiksemad, ja see peaks õnnestuma. Kes on käinud kuskil foorumites, kus on riike, kus äriklassis reisimist peetakse heaks tooniks, siis kõige odavamate panustega tihti kuskil ei saa.
et inimesed alati arutavad, et kui palju peaks või suuri panuseid peaks tegema, et oleks ikkagi võimalik ka sinna äriklassi päriselt saada. Ja odavamatega tavaliselt ei õnnestu. Aga Eestis ma olen nüüd 2 korda sellist panust teinud ja mõlemal juhul kõige odavama ja mõlemal juhul ma olen saanud. Mis näitab, et minu tänane valik olla siin Luteri kiriku juures oli täiesti paslik. Mis on siis äriklassi nagu, mis teeb selle nagu selle panuse ja äriklassis käimise nagu mõttekaks, võib-olla siis 3 aspekti. Et esimene aspekt on, et mis toimub juba lennujaamas, eks ju, et seal on võimalik kiiremini läbi pääseda, ei pea kuskil järjekordades olema. Siis on võimalik käia salongis. Ja siis teine aspekt on see, mis toimub lennukis ja see 3. aspekt on võib-olla siis selline teatraalsem, et on võimalik saada selline teatrietenduse selline elamus, sarnane elamus, mis on vanasti oli teatrietendustel. Eestis on toimunud selline olukord, et kunstiinimesed on alati olnud sellised mässumeelsed ja sellised alternatiivsed, aga Eestis on väga-väga võimutruud ja see on teinud teatri ebameeldivaks. Et mina Eestis väga teatris käia ei taha ja siis tuleb otsida seda meelelahutust mujalt. Kas Air Baltic täidab need tingimused? Oleneb lennujaamast. Näiteks kui sõita Barcelonas Tallinnasse, siis ma ütleksin jaa, vägagi ja kuhjaga. Et väga meeldiv salong on see Sala VIP Canudas, mis on väga kõrgetasemeline. Ainuke, tal on hinnangud natukene madalad, sest nad müüvad pileteid. Ja siis, kes on sattunud võib-olla sellel hetkel, kus on rohkem rahvast, siis võib-olla natukene halvemas tujus. Aga mina sattusin hetkel, kus ei olnud väga palju rahvast, oli võimalik käia duši all, oli võimalik süüa väga maitsvaid toite, oli võimalik tukkuda toas, mille lagi oli nagu tähistaevas. Ühesõnaga väga meeldiv kogemus. Jällegi, pardal oli väga meeldiv teenindus ja kõik oli väga hea. Aga lennujaama, kus võib-olla väga ei ole mõtet. Näiteks, kas mõtet on sõita Tallinnast Air Balticuga? Ei, ma arvan, et ei. Tähendab, äriklassis mitte. Sest Tallinnas on see LHV äriklassi salong, mis ei ole väga hea. Ja just eile või üleeile nägin toidukapi juures kogunesid kollid ja nad ootasid pärast seda uut laadungit ja siis ma just mõtlesin, et tubli töökollid, et hakata kohe varemini sööma kui äriklassi leisijad Tallinna lennujaamas. Mis ei ole nagu inetult tööd, vaid see on päris tõsi, sest ma olen ka ise toidukappidest toitu võtnud ja see on tõepoolest palju parem kui see, mida Tallinna lennujaamas on võimalik süüa. Et mida siis öelda turistiklassi kohta? Tavaliselt ma ikkagi esindan ka turistiklassis. Turistiklassis on parem kui suurte tegijate oma. Et see ongi selline naljakas aspekt, et võib-olla see Air Balticust väga palju ei teata, aga ta on tõepoolest parem. Et kõik on väga puhas, kõik on väga korralik. Mis mulle selle juures meeldib on see, et selle piletina sees ei ole toite, et kõik ütlevad, et siis on nagu peaks olema, aga siis on pilet ka ju kallim, eks ju. Et parem on kui odavam ja siis ise valid, kas sa tahad seda toitu juurde tellida või mitte. Ja toidud, mida saab juurde tellida, on väga maitsvad, väga head. Muidugi organisatsioon võib-olla ei olegi parem selles mõttes, et ma olen 2 korda tellinud seal toitu juurde ja esimene kord oli niimoodi, et lennuk tõusis õhku ja siis läks mingi tund, 10 minutit või midagi enne kui süüa sai. Nii et see oli väga-väga kõige aeglasem teenindus, mis mul on üldse olnud, aga toit ise oli väga maitsev. Ja teine kord oli nii, et ma tellisin toidu ja siis alguses mulle öeldi, et ma ei olnud tellinud toitu. Ja siis ma ütlesin, kuulge, te teete nalja või? Ja siis ma vaatasin oma paberitest ja ikkagi avastasin, et ma olin tellinud ja ma sain selle toidu, et ma pidin nagu neil järgi jooksma, et oma sööki üldse saada. Et ma nüüd olengi huvitatud, et ma tahan 3. korda veel tellida ja siis vaadata, et kas siis äkki õnnestub ka süüa saada turistiklassis ilma probleemideta. Et kokkuvõttes ma ütleksin, et mis selle vajakajäämised on veel see ka, võib-olla, et ei ole üldse selge, mis laadi lennufirmaga on tegemist. Et tänapäeval on üks odav lennufirmad ja on tavalised. Ta ei ole kumbki neist, ta on mingi vahepealne. Siis on rahvuslikud lennufirmad ja globalistlikud. Globalistliga kõige suurem näide on võib-olla Emirates, eks ju. Et ta on pigem globalistlik
sest noh, isegi kui Tallinnast on lennud, siis enamasti seal eesti keelt rääkivaid pardateenindajaid ei ole. Mõnikord on juhtunud, aga enamasti ei ole. Et pigem selline globalistlik siis. Aga noh, samas on neil mingi ka eestikeelne mingi koduleht ja midagi seal nagu eesti keeles lugeda, aga samas nendega suhtlema peab, siis peab ikkagi, ei saa nendega eesti keeles suhelda, näiteks meili teel. Siis et nagu sellised mõtted on mul nagu selle Air Balticuga, et kuidas ma suhtun selles firmasse, ma arvan, et ta on parem kui need Euroopa tuntud nimed praegu. Nii et ka edaspidi ma kavatsen pakkumisi teha, et sinna äriklassi minna, muidugi ma vaatan, mis lennujaamast, et kuna ma ei ole tavaline rikas inimene ja noh, ma ei saa niimoodi raha tuulde visata, siis ma eelistaksin ikkagi teha seda lennumas, kus on hea salong ja kus on ka midagi võimalik kus on selle raha eest saab midagi saab ka. Kuidas nende panustega on, näiteks ma toon näiteid hindade puhul ka, et noh, ma räägin see väga sellist hägust juttu praegu, ma vabandan, väga külm, sõrmed külmetavad siin kiriku ees. Et näiteks kui ma Milanosse sõitsin, siis Tallinn-Riia, Riia-Milano, Malpensa, mitte Linate kahjuks, siis Milano, Riia, Tallinn läks mul kokku 87 eurot ja 98 senti. See oli väga eripakkumine, et ma selle pakkumise leidsin niimoodi läbi mitme lingi klikkides ja mul oli ka samaaegselt, mäletan, mul leidus 2 linki, üks oli läbi mingi ingliskeelse mingi pakku ja teine oli läbi Eesti. Ja eestikeelne pakku kõige odavam oli üle 400 euro ja see ingliskeelne oli 87 eurot 98 senti. Ja ma võtsin läbi selle ingliskeelse ja sain selle pileti. Ja unustasin ära, ta oli natuke ette ka ostetud. Ja siis muidugi Riia-Tallinn ma mingit eri juurde midagi ei ostnud. Riia-Milano ostsin juurde hommikusöögi turistiklassi ja siis Milano-Riia tegin plus grade selle pakkumise, kõige odavam oli 80 eurot, tegin pakkumise 100 äriklassi ja see pakkumine võeti vastu. Et kas ma edaspidi ka läheksin Milanost Riiasse, no ole, kui raha mul on ja niimoodi, aga üldiselt ma arvan pigem mitte, kuna see salong Milanos ei ole selline väga hea. Duši all käimine on lisatasu eest näiteks ja ta on seal olnud kõige parem. Siis ma sõisin Barcelonas, oli ka mingi eripakkumine Tallinn-Barcelona oli ka midagi kergelt üle 100 euro, edasi-tagasi pilet. Ja jällegi minnes ma võtsin turistiklassi juurde toidu ja tagasitulekul tegin kõige odavama äriklassi juurde pakkumise 100 eurot, mis võeti ka vastu. Ja Barcelona lennu puhul ma kindlasti võtaksin selle, kui see edaspidigi selline pakkumine tuleb. Sest näiteks minu Barcelona reis oli selline, et ma eelneval õhtul tulin Vigost Vuelinguga ja siis ma magasin lennujaama põrandal. Ja siis on väga hea mõte, kui saab pärast enne lenduga ja duši all olla meeldivas salongis, tukkuda seal selle tähistaeva all, eks ju. Et see oli kindlasti väga tasus ära. Ja toidud, mis seal Barcelona lennul oli tõesti sellised, ma ütleksin, gurmeetoidud olid. Nii et ütleme, Barcelona Tallinn lennul ma soovitaksin võtta ja võtaksin ise ka. Et Amsterdami lennud mul olid, need olid juurde keevitatud, kuna ma tegelikult olin Katai reisija. Jah, et see salong, mis on Amsterdamis, on halb, aga ta on, seal koorub mööblilt kate maha ja see on selline paras koobas. Pigem mitte. Nii et jah, et see oli siis mõtisklus ja selle mõtisklu mõte on selles, et tegemist on väga huvitava lennufirmaga ja mis on tegelikult parem kui need Euroopa suured. Tal on omad vajakajäämised, mis osaliselt on seisvad selles, et nad on tegelikult nende lennujaamade vajakajäämised, mitte nende omad, eks ju. Sest kui see on väike lennufirma, ta ei saa endale, ta ei saa omada oma isikliku äriklassi salongi. Aga kokkuvõtte on ikkagi, ta on ikka, ma ütleksin, märgatavalt parem kui need Euroopa suured tegijad. Ja ma lugesin paar päeva tagasi, et hakkab pankrotti minema, see oleks küll väga kurb, kui see juhtuks. Nii et minu soovitus on sõita Air Balticuga ja näete ise, kui hea lennufirmaga on tegemist. See oli mõtiskuse lõpp.